Danieli raamat on üks viimaseid Vana Testamendi raamatuid. Kui me vaatame vähemalt enda piiblis olevat piibliraamatute järjekorda, siis järgneb ta suurtele prohvetitele ning eelneb väikestele. Kuid see järjekord ilmtingimata ei peegelda tema enda kirjutamise aega. Kõige üldisem arvamus on, et Danieli raamat on üks, kui isegi mitte kõige noorem Vana Testamendi raamat, mis siis oma praeguse kirjandusliku kuju on saavutanud tõenäoliselt kas siis 2. või 3. sajandil enne Kristust. Meie nimetame küll Danielit ja Danieli raamatut prohvetiks, kuna ta on kanooniliselt paigutatud just prohvetite sekka. Tõsi, see iseloomustus ei ole ju iseenesest vale, sest ka juudi ajaloolane Joseefus 1. sajandil peale Kristust nimetas Danielit prohvetiks, aga mitte lihtsalt prohvetiks, vaid lausa suurimaiks Vana Testamendi prohvetiks. Kuid juudi kanoonilise paigutuse kohaselt on see raamat ikkagi arvatud tarkuse kirjanduse hulka, ehk et seda eristatakse meie mõistes prohvetlikust kirjandusest. Kui nüüd tavapäraselt seda teost lugeda, siis on ka arusaadav, et selle kirjanduslik laad või tunne erineb ka teistest prohvetite raamatutest. Näiteks Danieli raamat on valdavalt just proosavormis kirjutatud, aga teised prohveti raamatud sisaldavad hulgaliselt luulet. Siis Danieli raamat on pigem narratiivne jutustus, mis läheb järjest, ja teistes prohvetites me kohtame küll ka narratiivi, kuid see on läbi põimunud erinevate prohveteeringutega ja kronoloogiliselt võib see olla ka päris hektiline. Nüüd Danieli raamatus on üks pool apokalüptika. Prohvetites kohtab küll selle žanri sarnasusi, kuid küll mitte nii suures mahus nagu Danieli raamatus. Ja Danieli raamat on enamuses osas kirjutatud just aramea keeles ja teised prohvetid on ikkagi suuresti heebrea keeles. Tarkuse kirjandus pole ilmselt nüüd kõige korrektsem iseloomustus, kuna täpsemalt nimetatakse raamatuid, mille kõrval siis Daniel paikneb juudi kaanonis just kirjutisteks, mille hulka kuuluvad ka näiteks Ruti ja Estri raamat. Kuid ma leian, et tarkuse kirjandust võime ikkagi siin sildina kasutada küll, kuna nende raamatute üldine mõte oli anda tarkust elu ja mõtlemise jaoks. Ja seega on ka Danieli raamatul olulised õppetunnid selle kohta, kuidas elada tavalist jumalakartlikku elu. Nüüd natukene ka raamatu enda struktuurist. Struktuuri osas on raamatul esiteks võimalik näha 2 osa. Kõigepealt siis peatükid 1-6, mis on nõndanimetatud tavaline proosanarratiiv, jutustus, ja siis peatükid 7-12, mida saaks nimetada apokalüptiliseks kirjanduseks. Ja siin tasuks vahemärkuseks lühidalt ära seletada, mis asi on apokalüptika. Apokalüptika all mõeldakse siis kirjandusliku žanri, mis kujunes välja ümaralt 2. templi ajastul, ehk 5-2. sajand enne Kristus ning mis kasutab väga palju sellist kujundlikku keelt, mis kirjeldab maailma ajastu lõpus aset leidvaid sündmuseid. Selle eripära on ka see, et need sündmused on apokalüptilises kirjanduses alati kohe aset leidvad. Ega need ei ole sellises kauges määramatus tulevikus. Teiseks on apokalüptika tunnus vaimse maailma sidumine maiste poliitiliste sündmustega. Ehk et vaimse kurjuse vastuseisu kaudu põhjendatakse maise elu allakäiku. Näiteks on Danieli raamatu teises pooles räägitud sellest, kuidas siis üks ingel ei saanud tulla Danieli palvet vastama, sest teda hoidis tagasi Pärsia üle olev vaimne olend. Ning et see ingel pääses tulema alles siis, kui Jumal ingel Gabriel talle appi tõttas. Lühidalt aga tasub mõelda apokalüptikast kui kirjandusest, mis püüab meile kirjeldada maailma ajastu lõpus olevaid sündmuseid sellises katastroofilises või ülepaigutatud keeles ning mis seob maal aset leidva kurjuse vaimse maailmas oleva võitlusega. Selle sees on aga oluline, et alati antakse ka julgustus ustavatele, et nad vastu peaksid, sest siis saavad nad Jumala juures väärilise palga. Nüüd, raamatut on võimalik ka teistmoodi jaotada 3 erinevasse sektsiooni ja see tuleneb just selle keelekasutuse tõttu. Kõigepealt esimene osa oleks siis Danieli 1-2-4 esimene pool, mis on heebrea keeles, siis teine osa Danieli 2, salmi 4 teine pool kuni peatükini 7-28 aramea keeles. Ja siis 3. osa Danieli 8-1-12-13 ehk siis raamatu lõpuni, mis on jälle heebrea keeles. Nüüd aramea keele olemasolu puhul on arvatud, et need tekstid on suunatud laiemale üldsusele, sest eksiilijärgsel ajastul hakkas laiendasemalt levima aramea keel. Nüüd ka mõni sõna raamatu enda sisust ja põhiteemadest. Danieli raamatu 1, võiks isegi öelda kõige kesksem idee, on elamine jumala kartliku juudina võõra võimu all. Kui alustada raamatu lugemist esimesest peatükist,
siis loob see sellise taolise olustiku, kus Daniel ei ole mitte ajutiselt võõra võimu all, vaid on sisuliselt seal terve oma elu. Esimene peatükk annab meile kui lugejatele raamid kogu selle tuleva loo jaoks, kuna tuletatakse lugejatele meelde, et kuningas Nebukadnetsar vallutas Jeruusalemma ja viis sealt rahvast oma aladele. See leidis aset siis 5. sajandi lõpus. Täpsemalt viidatakse Danieli raamatus olevate sündmustega Nebukadnetsari esimesele tulemisele Juudamaale, mis leidis konkreetsemalt aset 605 aastat enne Kristust. Nüüd Daniel 1.21 mainitakse, et Daniel jäi Paabelisse kuningas Koorese esimese valitsemisaastani. Koores oli nimelt Pärsia valitseja, kes andis ka piibli kohaselt volituse Nebukadnetsari poolt eksiili viidud rahvastel naaseda oma kodumaale, ehitada üles oma linnad ja praktiseerida ka oma usku. Ja piiblis on Koorest vägagi kõrgelt hinnatud, sest näiteks prohvet Jesaja raamatu teises pooles on teda isegi nimetatud Jumala messiaks Jesaja 45.1. Loomulikult tuleks siin eristada seda messiaanlikkust just Jeesuse omast. Koorese puhul võime mõelda temast kui Jumala messias selles mõistes, et ta oli keegi, keda Jumal kasutas, et konkreetsel hetkel oma suuri plaane ellu viia, sest see on just heebrea sõna Mashiach kõige üldisem tähendus. Kui vaadata üldist ajalugu, siis üks arvatud daatum, mil Koores hakkas valitsema Paabelis, oli 537 enne Kristust. Ehk Nebukadnetsarist Kooreseni on sellisel juhul ümaralt 70 aastat. Ja selliselt võib järeldada, et Daniel oli väga noor, kui ta eksiili viidi. Ilmselt meie mõistes kas siis vara täiskasvanueas, ehk võib-olla vara 20-ndates, võib-olla isegi alles 18 või 19 aastane. Kes on lugenud ka esimest Moosese raamatut, võivad nendes lugudes tajuda paralleele Joosepi elukäigu ja seiklustega Kaananimaalt Egiptusesse. Ka Joosep oli siis, võõramaalane, kes algselt oli vangina Egiptuses, kuid tema tarkuse tõttu ta saavutas selle edu ning selle argumendiks on kantud, et Jumal oli temaga. See iseloomustus konkreetselt Danieli raamatus ei ole juhuslik vagaduse märkus, sest salmides 7-8 pani ülempreester Danielile ja tema kaaslastele paabelipärased nimed. Nüüd meie kaasajal seda ilmselt niimoodi ei taju, kuid iidsele inimesele oli nimi enam kui tiitel. See oli miski, mis markeeris tema olemust ja tema identiteeti. Näiteks väidab Vanatestamendi teadlane John Walton, et nime omamine tollel ajal tähendas sellele isikule, et ta on olemas, ta kuulub kuhugi, tal on identiteet. Ja nime eemaldamine tähendab otse kui selle inimese kaotamist ning talle uue nime lisamine tähendab selliselt ka täiesti uue inimese loomist ja täiesti uue identiteedi andmist. Danieli raamatus oleks siis jutustuse tasandi tegu suure tragöödiaga, sest eksiili eesmärk ei ole lihtsalt inimesi geograafiliselt liigutada ühest punktist teise, vaid muuta ka nende arusaama enda rahvuslikust ja usulisest identiteedist. Kuid meile kui lugejatele antakse siin ka selge lootusekiir. Et kuigi nende nimed on muudetud, siis oli Jumal ikkagi nende meestega. Ehk et see inimlik püüd kaotada nende ajalugu ja nende suhet Jumalaga, see jääras ei toiminud, sest Jumal oli nendega ka seal kaugel võõral maal. Ja siit on ka oluline teoloogiline tõde, mida raamat tahab lugejatele edastada. Meie, kes elame ja mõtleme kristlikus maailmas, ei vaeva väga end küsimusega, kus on Jumal. Aga iidses maailmas olid usk ja Jumalad seotud geograafiliselt ja geopoliitiliselt, sealhulgas ka tollel ajal Iisraeli Jumal, vähemalt nende inimeste mõttemaailmas. See tähendab, et kui keegi oli võõral maal, kus valitses teine rahvas ja teine usund, siis oli tõsine küsimus. Kas sellel võõral maal Jumal teda üldse kuulda võtab või temal abiks olla saab? Aga prohvetlik kirjandus piiblis vastab tegelikult jaatavalt sellele. Ja see aitas ka kujundada teoloogiat, kus siis Jumala vägi ja Jumala jõud ei ole piiratud geograafia või siis Jumala templiga Jeruusalemmas. Jumal oli Danieliga võõral maal, seal, kus valitses võõras usund, sest elavale Jumalale ei ole ju tegelikult need mitte kui mingisuguseks piiranguks. See oli ka suur julgustus laiali pillutatud juudi rahvale, kes elaski võõra võimu all, ning siit saame ka meie tänapäeval julgustust, et kuigi meie võime elada keskkonnas, kus domineerib siis teine maailmavaade, teine kultuur, siis ei tähenda see, et meil kristlastena poleks võimalik kehastada tõde ja Jumalat teenida. On küll, ja Daniel tegi seda Paabelis. Nüüd siia lõpetuseks ka mõned mõtted Danieli raamatu seostest Uue Testamendiga. Danieli sisu on palju seotud just eschatoloogia ehk õpetusega lõpuajast või tulevastest asjadest või viimsest päevast.
kui Vana Testament üldiselt vaikib eshatoloogia teemadel või seda on päris vähesel, siis Danieli raamatus on väga selgelt viidatud viimse päeva sündmustele, millele ka ilmutuse raamat Uues Testamendis suures osas tugineb. See loob maailma ajaloos sellise pildi, kus järjestikuselt esinevad mitmed kuningriigid või impeeriumid, kuni lõpuks tuleb igavene Jumala kuningriik. Nüüd Danieli raamatu kohaselt peaks see viimane kuningriik või impeerium enne Jumala riiki olema just Rooma impeerium. Ja just selles kontekstis Uues Testamendis Jeesus sündiski, kes siis teoloogiliselt juhatas sisse Jumala igavese kuningriigi. Aga nüüd meile kui kristlastele või Jeesuse järgijatele see pingeväli seisneb tõdemuses, et peale Rooma impeeriumi on ju tegelikult maailma ajalugu edasi liikunud. Nii et on kerkinud ja langenud mitmed impeeriumid nüüd juba 2000 aastat. Aga kristlik tunnistus on, et Jumala kuningriik on selle kõige sees juba olemas. Aga selle lõplik kehtestamine toimub kuskil määramatus tulevikus. Ja selliselt mõeldes on mõned väitnud, et Uus Testament on Danieli raamatule tuginedes profeteeringutes võib-olla eksinud. Kuid ma julgen väita, et see ei ole nüüd eksimus, vaid et me ei ole suutnud inimlikult hoomata seda viisi, kuidas teatud profeteeringud võivad täituda. Teadagi oli ka Jeesuse sünni ümber mitmed ootused kujunenud, mis vähemalt nende ootuste kohaselt ei täitunud. Aga Uue Testamendi autorite kohaselt ei olnud viga mitte Jumalas, vaid hoopiski inimestes, kes kujundasid valed ootused. Igal juhul on Danieli raamatust palju tarkust, mida kaasaega võtta. Nagu mainisin, on selle läbiv teema ja õpetus sellest, kuidas elada Jumala kartlikult võõra võimu all. Lugu 3 mehest ahjus illustreerib seda, kuidas jääda oma usulisele veendumusele kindlaks, isegi siis, kui ees on surmaoht. Ja lugu Danielist lõviaugus on selle sama mõttega. Ja lugeda nendest lugudest, et mehed ei hakanud meelevaldselt revolutsiooni korraldama ega vaidlema riigi seadustega, on mõista, et usklik inimene võib elada ka Jumala kartlikku, Jumalat austavat elu võimu all, mis otseselt seda usku ei tolereeri. Teine õpetuslik mõte, mis esile tuleb, on, et ka kõige selle sees on Jumal maailma ajaloo olukordi juhatamas ja ta alati pakub keerulistel hetkedel viise, kuidas ikkagi temale ustavaks jääda.